Tere rahvas! Nagu ka eelmine aasta oleme ka 2026 aastal Õlle Summeril ja võimsam kui kunagi varem oleme täis koosseisus kohal ja valmis tegema korralikult tööd nii kõhu kui suuga. Aga rusikatega. Kui vaja, siis Deliiq 12 Summer Showcase. See on Deliiq Summer Showcase. Alustame! Nii olen siis kinni püüdnud sellise legendaarse mehe nagu Alo. Meil on täna suke vahva challenge käimas, kes teeb kõige rohkem kätekõverdusi, tahad osaleda võistlusel. 1, 2, 3, 4, 5, natuke kõrgemal, 6, 7, 8, 9, 10, 30, see mis toimetab. 1, 2, 3, 4, 46, tuleb. 47, 48, 49, 50. Ilus! 50 on ikkagi solid. Madis Mäeste, me kõik teame, et su viimane matš tõenäoliselt tuleb nüüd, sügisel. Millised on emotsioonid ja kuidas läheb ettevalmistus? Suur osa elust saab läbi, aga teine suur osa hakkab. Mis plaanis on siis edasi? Ma arvan, et rohkem klubi ellu süübida ja töö ellu. Mis on see viimane muusika, millega sa ringi astud oma viimasel võistlusel? Mina lähen ikka oma trummidega. Maicel, kuule, kuidas on siis poiste vorm? Poiste vorm on hea, ilm on hea, tuju on mega. Kas tulite kellelegi kaasa elama või lihtsalt täitsa lampi? Kaasa elama ikka. Kellele? Olavi. Olavile? Jaa. Olavi Tanel Kask. Me teeme täna challenge'i. Mitu kätekat jõuad järjest teha? Kas oled nõus osalema? Ei, ma ei ole. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuli ära! Olavi Tanel Kask läheb täna Madinaks. Kuidas on siis tunne sees? Tunne on alati hea, kui tulen võistlema. Smirnov on vastane. Mis siis ütled? Mis ta stiil on? Mul neiul sama perekonnimi, mis vastasel. Siis peab praegu naise peksjaks hakkama või? No olen mitte. Aga ei, vastane on ju tegelikult ülikogenud. Mingi 60 fighti ja tehniliselt ka väga puhas. Aga alles nägime hiljuti Eestikatel, et on võimalik võita teda. Jaa, No võt, täna tuleb võita. No nii. Ja ma arvangi, millega võidame? Plaan on siuke, et lähen suut tummiselt sisse. Ma jään pigem lõhkuma, et kui ma jään ikkagi sinna mängima lihtsalt, siis ta oskab üli hästi mängida. Nii me oleme kinni püüdnud siis Oskar Torbek, uus soeng. Sina oled süüdi selles. Trashbagis ka. Enam ei saa vennast sakutada, võtad klintsi venna kõrvale, teisele poole. Ja mis toimub? Kaitseväkke minek, mis siin ikka? Viimased õlled ja viimased faidid. Reamees Torbek, palun 10 korrati surumist. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meil on siin professionaalne tai-boksja. Nii, kui rohkem lööd, siis tuleb kohe EpicBeti krediiti peale. 9-7-4. Läbi sealt just. Hea löök. Nipa-napa. 9-4-3. Load-showinaks ikkagi EpicBet jagab 25 € krediiti. 900. Muidu ei saa midagi. Hops, tuleb. Aga palun, me oleme siin EpicBeti kaartidega Coolbeti löögimasina täiesti üle võtnud. Keegi tahab pilti saada, väga äge. Meil oli plaan, et me oleme Kiss-Missos lõkki, sest Kiss-Miss on esiteks selline koht, kes annab fighteritele soodustust. Teeme väikse šašlõsnitsa. Pilti saab või? Muidugi saab. Let's go! See näeb nii hea välja, et mul on kõht nii tüü, et mul lihtsalt mahlad juba jooksevad. Oi.
tellin takso, hüppan peale sina kätt täpselt nii. ma kuulsin, et siit majast saab fighteritele soodustust. Jah. Palju soodustust saavad fighterid? Minust 20% on. Nice. Mis liha me pakume? Kana, siga, lammast. Ja ise soovitad? Lammast. Ma võtan ühe lamba. Eelmine aasta võistlesid ka ise siin Õllesummeril. Miks see aasta puuris pole? Käsi peale viimast fighti teise raundis sain kont läks kildudeks, lisaks rebend ja läpp läks välja. Fightisin lõpuni välja, aga kahjuks nüüd taastumine on väga pikk. Millal siis võib sind uuesti puuris näha või ringis? Kui Evin annab mulle võimaluse, siis novembris. Ise võtsin krevetikud. Enne tegelikult tegin juba kanašašlõkiku. Väga hea oli, väga hea šašlõkk oli. Ma siis võtsin prooviks kohe ühe lamba poisi. Vaatame, mis lammas on. Natuke kumm on. Kaua kui lõkke peal on juba. Aga maitsestatud hästi. Oleme siga ka. Tegelikult ei söö siga. Ega lammas. Alhamdulillah. Aga päris hea, ma ütleks isegi siga. Reitingu mõttes parem. No nii, vahepeal siis juhtus selline asi, et käisin seal vett ostmas. Aisel küsis, kuidas toit maitseb. Ja ma ütlesin talle, esimene tükk oli kuiv kuidagi. Said uue portsu või? Ja täpselt, vend tõi uue portsu mulle. Ja ütles, väike boonus sulle, proovi seda. Nii et nüüd on teistest, oi see fresh. Täiesti teine teema. Tugev 8,7 10. No nii, mis sa arvad siis, kas Messi on maailma parim jalgpallur? Paguni tänal. Õllesummeri suur külastaja. Kas te olete legend, Õllesummeri legend? Anu? 32 aastat. 32 aastat. С одного ребра и одна сатана, а в глаза бела пелена. До сорта пена бела брызжет, кипит буйно голова. Да моя яма глубже рва, 2 надреза потрясла. Сочетает расправа в синей форме арава. И железные оковы, да на руке рукава. Терпи буйно голова, да терпи буйно голова. Пряник, ну да булава, суд вагон 4. Мякиш хлеба, чай, халва, да терпи буйно голова. Да наломала контрава. Буйна голова. Заварила каши с маслом, расхлебали мусора. 2 патрона, 3 пера, 3 прихлопа, 2 жмура. Ключ от бура на карман, мне вышли вон хозяева. Здесь рулит буйна голова. Буйна голова, здесь главный буйна голова. Да буйна голова. А когда буйна голова закипала на разряд, а струйно дым валил по трубам и гудела вся тюрьма. До 3 прута и 2 кола, парку накала-кала. Да Магадан, твой дом, тюрьма, да терпи, буйна голова. Да-ба-ба, буйна голова. Буйна голова, здесь главный буйна голова. Буйna голова и тащит. Ja selline oli 2026 aasta Õllesummer. Oli paite, oli nokke, oli Mersuga toomisi, oli Rolls Royce'i välja ilmumist. Seekord tuli õllekale paljud paiterid autoga. Kas sellest on uus trend? Seda näeme järgmine aasta, aga šašlik on proovitud, kurk on nisutatud, tuju on hea. Šašlik on väga hea, õlu on veel parem, mulle meeldivad fightid, aitäh. Hendri rääkis juba piisavalt. Näeme järgmine aasta.